Anu Lamp kunagi ühes raamatus kirjutas, et oma laste pealt ta nii hästi ei saanud sellest aru, aga laste pealt oli nagu hästi selgesti näha, et juba lapsest saadik on aru saada, et mis on nende inimeste teema. Ja mina arvan ka, et ma tegelikult teen täpselt neid samu asju, mis ma lapsena tegin, lihtsalt võib-olla tänapäeval mõnikord ma saan nende eest ka palka. Ehk et kõik see teatrivärk on alati minuga kaasas käinud lapsest saadik ja kuidagi on need kaks teemat, teater ja haridus minuga kaasas käinud, et näiteks kui ma kõigepealt või jällegi veel tegelikult aastaid varem töötasin Kullos siis kas teatriõpetajana või seal teatriõpetaja toena, ütleme selle kohta nii, abistajana. Siis mingi aeg seal samas Rahvusooperis Estonia ma töötasin siis noortetööjuhina, kelle eesmärk oligi siis luua erinevaid projekte ja programme, mis tutvustaksid lastele ja noortele seda, mis on ooper ja ballett. Ehk et tegelesin nagu haridusega teatri poole pealt ja kui ma Estoniast lahkusin, siis ma jätkasin 4 aastat Rahumäe põhikoolis teatriõpetajana ehk õpetasin teatrit koolis. Ehk et nagu see haridusvaldkond ja teatrivaldkond on kuidagi olnud ühte, teist ja kolmarat pidi nagu väga läbi põimunud minu elus ja selles mõttes pole ime, et ma siis eelmisel sügisel avasin oma nimelise improteatrikooli, et kuidagi nagu need asjad lihtsalt on minuga kaasas käinud ja võib-olla elu on õpetanud ka seda, et pole mõtet vastu punnida, et kui elu sind sinna pole viib, siis järelikult see ongi sinu teema. Mm-hmm. Aga on sul üldse olnud mingisuguseid selliseid hetki, kus sa nagu ei tea täpselt, et mis nüüd edasi saab või et sa tead, mida peaks järgmiseks tegema, aga see tundub nagu, et appi, kas ma saan sellega hakkama või et... Kui sa küsid, et nagu aegu, millal ei teadnud, mis edasi teha, siis võib-olla näiteks aprillikuu aastal 2020 vabakutselise meelelahutajana oli üks kindlasti selline aeg, kus ei olnud päris kindel, et mis nüüd siis hakkab saama. Näiteks tol aastal ma kolisin lihtsalt 3 kuuks suvel maale, sellepärast et oli kaugele näha, et tööd siin nüüd küll ei hakka kusagilt tulema. Aga viimane selline juhtum oli nüüd täiesti eelmisel, ütleme täpselt aasta tagasi siis, kui hakkas selgeks saama, et kuigi ma olen selle improteatri koolitamisega tegelenud ka pea kogu aeg siis selle tegemise kõrvalt, siis mul tuleks ikkagi luua nii-öelda oma pesa edaspidi järgmiste kursuste avamiseks ja ma ei olnud väga rõõmus selle perspektiivi üle, ma olen sellest kõigile rääkinud, et kui ma alguses rääkima hakkasin inimestele, et ma vist pean oma improkooli tegema, siis mul oli nina väga kirtsus, sest et jätkuvalt olles selles valdkonnas pikalt olnud, siis ma kujutan ka hästi ette, kui suur see admin-koormus selle juures on ja kuigi mulle meeldib õpetada, siis kogu see muu asi, mis sinna juurde käib, kahjuks selles valdkonnas veel need rahavood nii suured ei ole, et saaks endale korraga ka palgata tiimi, kes tegeleb siis kodulehekülje ja sotsiaalmeedia ja müügi ja kõige selle muuga, mis ühe normaalse firma juurde käib, et ikkagi vabakutselised inimesed on tihti need kokad, kondiitrid, keevitajad, kes teevad kõiki asju ise ja peavad kõigega natuke kursis olema piisavalt, et sellega ise hakkama saada. Aga samas esimene aasta on väga toimekalt läinud, tuleb vist välja, tuleb teine aasta veel sinna otsa, et ma arvan, et mul on nagu kokkuvõttes kindlasti hea meel, et ma selle lükke tegin, kuigi see tol hetkel arvestades kõike võib-olla ei olnud kõige mugavam. Kas mingit sihukest mõtet, lihtsalt, et ma ei tea, kust mul see asi kuklasse praegu ronis, aga et sellist mõtet ei ole olnud, et teeks nagu teiste vabakutselistega koos ja jagaks omavahel need ülesanded ära, mis nagu... Jaa, see teoorias kõlab väga hästi, praktikas mitte päris nii, et eks iga vabakutseline, sellepärast ta ongi, et tal on väga oma spetsiifiline set oskuseid ja vajadusi on ju, ja teine asi on ka see, et jällegi need rahavood, mis meie käest läbi käivad, ei ole võib-olla need kõige suuremad, ehk et muidugi on mõistlik nagu outsource'ida nii palju kui võimalik selle jaoks, et saaks põhitööle keskenduda. Aga meil ei ole ka väga sellist
sellist tugisüsteemi ma ütleks, et kõik meie kultuurikorraldajad on väga ülekoormatud. Mõnda aega ma olin osaline siis Eesti Kultuurikorraldajate Liidus, mis praegu enam kahjuks ei toimeta või vähemasti on pausil, aga paljuski ka seetõttu, et lihtsalt me võisime küll korraldada seminare ja kokkusaamisi, aga lihtsalt kõigil oli nii kohutavalt kiire kogu aeg, et enam jaksu enda koolitamiseks seal juures väga palju ei ole. Ja me ei leidnud ka väga kusagilt mujalt institutsioonidelt nagu tuge ja mõistmist, et see on tõesti väga oluline asi, mida peaks hoidma, kuigi mina arvan jätkuvalt, et see on väga, väga oluline asi, sellepärast, et kogu see kunst ei sünni kuidagi ilma selleta, et keegi teeb plakatid ja keegi toob selle rahva publikusse, et see on paratamatult väga suur osa ükspuha millise kultuuri tegemisest. Nii et selles mõttes jah, muidugi oleks tore, kui meil oleks näiteks disainiagentuur, kes teeb kõigile plakateid, flyreid ja muid asju, aga ta peaks arvestama väga madala sissetulekuga ja väga erinevate nõudmistega ja ma arvan, et see on üks põhjuseid, miks sellist asja veel tekkinud ei ole.